Tervist kalamehed! Tere, tere! Eiki ja Mihkel siin ja me läheme kalale. Ja mõtlesime siin Eikiga, et kuna see suvi polegi nagu suuremat projekti siin ette võetud, kui oli see haugipüügivõistlus, siis teeks ühe nädalaajase Norra reisi. Ja ei külasta ainult Norrat, vaid alustuseks me läheme Kilpisjärvele. Meie reisiplaan võib muutuda, kuna meil ei ole mingid asju ette planeeritud, aga meil on teatud punktid, kuhu me tahame minna. On Veidensis üks jõgi ja järv ja siis on Altafjordis on mere pealt kalastust, kui on veel võimalik, kui me saame paadi sinna ja oli muidugi Kaudokeino ka plaanis, aga kuna nüüd see vihmapilv liigub täpselt meile niimoodi ette, siis me otsustasime, et me läheme vihmapilve taha. Ehk siis meie esimene suund ongi siis Kilpisjärvi. Ja Kilpisjärvelt me lähme siis proovime Harjust raudu, ma ei tea, mis ta eesti keeles on, mägi, forell äkki ja siis see nagu tavalist jõekat ja ühesõnaga proovime mingit kala saada. Jah, selle ilma järgi me tantsime, et loodetavasti see ilmaennustus peab paika ja siis varustus on meil ka vastav, et ütlesime, et on see kõige pehmem varustus kaasas ja siis on kõige kangem varustus kaasas, et seda vahepealset haugi asju mina kaasa ei võtnud, mitte ühtegi haugilanti, mitte ühtegi haugiritva. Mul on kaasas ultralight, siis mul on natuke kangem selline jõekepikene ja sellega võib mererannas ka proovida. Ja siis mul on haugiritv kaasas, haugiritvaga siis plaanime paadist mingit suuremat turska või paltust välja kakkuda. Ja siis ma võtsin tegelikult lõheritvaga kaasa. Siis varustuse poole pealt on nii palju, et öömaja siis pakub meil ilmselt telk enamus ajast. Kui on mingi mõistliku hinnaga majutuspleis ka, siis me võtaks selle küll parema meelega, sest meil oleks vaja akusid laadida ja ennast pesta ja vähe mugavam ööbida ka kui telgis, aga ma teen julge ennustuse, et siis 7-8 päeva jooksul ühe öö me magame kusagil kõva katuse all, ülejäänud on telk. Eks me vaatame, et kui 3 päeva järjest vihma tuleb enne, siis tuleb ka mingi majutus võtta, et siis ei ole enam normaalne. Reisime me väikse sõidaautoga, et nagu meil on tegelikult pagast täitsa täis ja tagumine iste täitsa täis. Nagu kui hakkaks mõtlema, et siia ühte autosse panna võib-olla 3 või 4 kalameest, siis lähekski päris keeruliseks ära, et tuleks enam see asju maha jätta. Egas midagi, oleme alles tegelikult Niemen Harjul ja see on mingi 450 kilti Helsingist. On see filmimise koht, kus me siin oleme, kindlasti me tuleme kunagi siia kalale. Ja me rohkem aega ei hakka raiskama, me paneme siit edasi, et me tahaks täna õhtul, südaöösel, hommikul jõuda Kilpisjärvele või kuskile sinna kanti. Ühesõnaga jah, Mihkel pani piirangu, et Helsingist 7 sotti ja siis võib esimene kord ridvad vette lasta, sest muidu me ei ole mingi lapireisil, et muidu on niisama Lõuna-Soome trip. Ja ma lihtsalt tean, kogemuse pealt ma ütlen, et ei tasu. Ei tasu, jah. Siis läheb käest ära. Aga vaatame, mis see päev meile toob. Võiks, sõidame edasi. Kuradi telgisööbijad. No läks nii, et 5 tundi peale seda, kui arvasin, et on telgisööbimine, siis võta näpust. Oleme Kemis ja siis võtsime hotellitoa. Et hommikusöök kinna sees ja voolab vesi, soe, külm. Loodetavasti. No jah, me ei ole hotelli tuppa veel jõudnud, aga jah, tänane päev siis möödus autos ja öö möödub hotellis, nii et kui me nüüd homme normaalsel ajal üles saame, kell 8 on hommikusöök, selle imeme sisse, hiljemalt 9 oleme autos ja kütame edasi
siis võib ennustada, et kahest oleme äkki juba kalavetel, et homme peaks küll ikka juba käed kalaseks saama, et miks me siia muidu tulime. Peaks olema teine korrus. Kus on poiss raisk? Mis võis? Mullvärk. Ma teeme ta teist näe. Ops. Ega jõudu ka kasutama. No nii. Lõhn on juba siuke, et see on vana maja. Sussid ennast ära. Näeme, tahtsimegi eraldi voodeid ja siis me saimegi eraldi voodid, Mihkel meil on käsi mahub vahele. Noh, egas midagi, esimene õhtu on läbi ja eks tuleb magama ära minna. Päris suvene siin. See esimene öö telgis hästi magatud või noh, kui hästi. Tuba oli maru umle siin poole öö aeg. Eikidega akna lahti. Endal ka nina veits umbes ja siis vaatame, mis hommikusöögiks pakutakse ja siis asjad autosse ja tuld. Opa, seda ma söön. Peekonit ja muna. Tere hommikust. Tere hommikust. Päev 2 siit me oleme Kevisen, paneme edasi siit Kilpisjärvele ja Kilpisjärves siis me plaanime õnged ka nagu märjaks saada lõpuks. Ja mis siis ikka. Sööme ja jätkame siit teekonda. Tervist, väike boonusklipp ja kuna Põhja-Soomes on hästi palju selliseid paate, siis kindlasti osadele pakub huvi, mis nendega tehakse. Nendega sõutakse koskede peale ja siis püütakse lõhed siit Tornio jõest. Ja süsteem on niimoodi, et see on kahekohaline, siuke pikk paat. Ta on hästi madalas vees, siis läheb, et sa võid madalast veest läbi sõita. Ja mootorit kasutatakse ainult siis, kui sa lähed kuskile kaugemale või sinna. Aga kui püüdma hakkad, siis tuleb mootor välja võtta ja minna alla voolu, landid järgi trollima lasta ja siis aerudega lihtsalt pidurdad või juhid ennast nagu selle kose peatad, siis niimoodi siis lõhed püütakse. Rannalt siit on nagu väga keeruline seda lanti ja putukat õigesse kohta saada, siis siuksed värgid. Ööpäeva rent on 70 €, kalastaja torpas siin ja kalastusluba veel 20 peale, et siis ühesõnaga alla 100 € saad päevaks omale load ja selle paadi ja saak on peaaegu garanteeritud. Nii, meil oli Mihkliga kokkulepe, et Helsingist 700 kilti on esimene koht, kus me tohime kala püüda. Aga nüüd me oleme siin siuksed maru aktiivsed olnud ja me oleme sõitnud üle 1000 kilomeetri. Ja see küll puravik ei ole. On ikka ju. See on puravik. No kui sa nii arvad. Ühesõnaga oleme sõitnud üle 1000 kildi ja nüüd me otsustasime ennast premeerida väikse maanteesilla alt loopimisega, et saaks nagu jalgades verd ka liikuma. 10 viset. Ei, 20 oli jutt. 20 oli jutt, raisk. Ei hakka tingima siin. Ühesõnaga 10–20 viset ja siis me paneme edasi. Ma ei võtnud isegi landikarpi kaasa, mul on üks pöörlev. Sellega ma üritan siin hakkama saada. Mihkel muidugi võttis terve karbi kaasa. Ma arvan, et tal on võrk kaasas. Kõik jutud.
Kuhu sa lähed? Sa lähed sinna, ma lähen vasakule või? Või oleme kõrvuti või? Siin on maru palju seda eina, ma ei viitsi siit läbi tõmmata. Sealt kaugemalt tuleb kindlasti kala. Jah. Noh, esimene vise Lapimaal Mihkel. Tulista. Viska võssa kuskile. Nägib või? Esimese viskega tundki kala või? Lapimaal, mis mõttes? No, siin on siuke suur basseini moodi värk. Me saame siuke poiss. Vedas praegult raisk. Vedas praegult. Sääsed leidsid mu üles, nüüd on nägemist ka nendega. Nii, tuul puhub, ei tea, kas üldse midagi kuulda on, aga meil on peatus number 2. 40 kilti ennem Kilpisjärvet. Lähme vaatame, jalutame natukese. Haug või? Haug. Esimene kala on haug. Kas sul pintsetid on? Taskus. Sul ei ole või? Ma unustasin maha, jah. Sul kaamera ka käib, jah? Jah. Ja äkki võtate ise. Ma lasin ta siia vees lahti, noh. Ilusad värvid on. Oota. No Tõnis või? Miks pildi ka? Pidi olema forell ju. Lõhe. Sul on vilku ka peas ka. Plaan selline, et me läheme nüüd siit üle mäe ja seal on selline kosk ja siuke paarsada meetrit jõelõiku 2 järve vahel ja lähme tõmbame sealt kõik kalad välja, kes sööma peal on. Eiki nägi täna unes, et ma sain täna nii suure kala, et pidime skoodaga välja revima lihtsalt, muidu ei saanud kaldale. Nii, all esimese augu juures me kala ei saanud, Mihkel jäi sinna veel proovima. Tal on kahv ka enne ja ma lähen liigun natukese üles poole. Ja siis seal peaks olema üks suurem bassein ja loodetavasti ma saan sealt kellegi konksu otsa meelitatud ja kuna kahva Mihklile, siis teoreetiliselt mul peaks tulema suur kala, vaata, et oleks võimalikult raske seda välja võtta. Aga jah, ega see veeloogi elu mingi lihtne ei ole, siin kõnnid raskel maastikule kalli kaamera komplektiga, siis võid käntsa ka iga kell panna. Aga egas midagi, me proovime ülevalt poolt. Taga! Jaa! Harjus!
praegu tugev kala. See on suurem. Tule siia poole. Kaua võib? Saad pilti teha või? Jaa, suurem. Natukese. Sama parv. Ma võtan ka sealt ühe. Viska. Ja viskad taha välja, kohe tuleb. Siukse litaka pani minema. Tõmbas peaaegu õnge käest ära. Tuleb mets 2 või? 3. Raisk. Kokka otsast või? Aina poolt kinni, jah? Ära siple! Nii palju jõudu. Kaotasin just ühe landi sinna ja sidusin uue lõksu otsa ja vaatasin siia vette ja vahi. Ühe landi kaotasin, teise leidsin. Ma ei tea, kas ma selle siit niimoodi kätte saan nii normaalselt. Oba! Mis asja siin püütud on? Augires. Tross ja võt. Vahetasin pöörleva rabala landi vastu. Norm deal. Ma jätsin selle Eestist ostetud Eesti käsitöölandi põhja ja leidsin rappale. Miks see põvi liiga sügav või? Mingi mätas oli seal jah, aga seal järve osa, see on päris äge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ei tea, kui hästi siis midagi näeb, aga teine öö Norra poolel. Soome on siin samas mingi paari kilomeetri kaugusel. Ja noh, siin on minu telk. Kuna ma norskan nii kõvasti, siis Mihkli telk on seal. Panime auto vahele, et loodetavasti läbi auto ikka ei norskane. Jah, ja minu juurde õnneks nagu ahmad ei tule, et Mihklit võib-olla söövad ära öösel. Aga nüüd on õhtusöögi aeg. Kell on mingi öösel 12. Mis kell on? 12. Kell on 11.
kas me liikusime mingi ajatsoonis? Me vahetasime vööndit, siis kell tuli tund aega tagasi. Ja, ma vaatasin, mul on 2 erinevat kella nüüd, et midagi on juhtunud. Aga teeme suppi ja kuidas meil tänane päev läks siis? Saime väikest forelli, 3 harjust, 4 harjust tegelikult. Ja midagi suured kalad jäid saamata. Jah. Et homme üritaks saada suurt. Mis homne plaan siis? Seda vaatab hommikul. Seda vaatab hommikul, kui ärkab ja siis hindab olukorra üle, kuidas on ja siis. Praegu sööme kõhud head ja paremat täis ja proovime selle imeduši ära ja siis telki sääskedest peitu ja magama. Jah, aga see oli siin tänane päev ja tänase päeva me lõpetame niimoodi. Ei taha olla kaameras eriti. See küll tursk. Uibla. Noh. Uibla.